Vaat siin on nüüd meil mingid Maserati loomulikult. No mis mind eriti lummas on tegelikult, et see ei ole niisama pudel, et sellel pudelil on ju täiesti oma ajalugu ja ta on inspireeritud ikkagi Firenzes asuvast siis mis see uhke katedraal, Brunelleschi või mingi selline kuplivõlvist ja mis mind eriti lummas, kui ma selle kohta lugesin, et kujutad ette, et NASA on uurinud seda aastast 1970 siis, et kuidas see kuppel on üldse nagu püsti seisab ja telliskividest tehtud. Aga see on siis saanud inspiratsiooni siis Vranjes siis sellest kuplist. Ja kes ei tea, siis neid pulki tuleb sinna pista nii, et alguses paned ühtepidi ja siis keerad ringi. Mina keeran aeg-ajalt ikkagi, sellepärast, et sa nagu nii harjud selle lõhnaga ise ka juba ära ja siis mingi aja pärast keerad ja siis tuleb jälle nagu värske lõhn. Ja mida ma ei teadnud ka varem, et kui seda sisu saab osta eraldi juurde, et sa võid selle uhke pudeli osta ja siis sisutäited on ka müügil. Ostke või käskige või paluge alati need pulgad ka uued juurde panna, sest pulgad peavad olema värsked iga pudeli puhul. Kingituseks, see on nagu nii soliidne. Nii luksuslik ja nii äge. Aga siin nüüd selle, mis on siis sidruni ja seedripuu segu, et see on inspireeritud Medici suguvõsa palee aedadest. Et need aiad olid seal väga uhked ja sellised ilusad, et siis sellest, et kui sa sinna lähed kunagi, et siis see sama lõhn tuleb sulle vastu. Kuule, aga siin oli üks tore asi, veel oli autolõhnastaja. No ma ei tea, seda sobib naistele ja meestele kinkida. Meestele ei pea kunagi mida kinkida.